Mina olen Harri Poom, Saare Tõrvaaugu aiandi aednik ja täna on meil plaanis lõigata ära paar viljakandmat ploomipuud. Ilmad on juba piisavalt soojad, et seda tööd teha võiks. Natuke miinuskraade veel on, aga see ei sega. Selleks, et puid lõigata saaks, on vaja mõned töövahendid puu juurde kaasa võtta ja neid me kohe lähemalt vaatame. Asendamatu töövahend just nimelt kandvate viljapuude lõikamise juures on selline pika varrega oksalõikur, sest sellega saab ilma kuhugi ronimata lõigata oksi päris kõrgelt, lausa mitme meetri kõrguselt kohe on sellega võimalik tööd teha. Peenemate okside lõikamiseks on hädavajalik töövahend siin mul käes praegu, need on oksakäärid, need peaks olema nüüd küll kõigile aednikele hästi tuttavad tööriistad. Ja peale selle, kui meil on jämedamaid oksi natukene vaja võrast välja võtta, siis on abivahendiks väike oksasaag. See on niisugune hea kompaktne, saab taskusse panna, kui parasjagu ei kasuta. Ja oluline selle oksasae juures on vaadata, et tal oleksid sellised pikad teravad hambad. No need on spetsiaalsed oksasaed, aianduspoodidest saab neid alati küsida. Üsna sarnane on veel üks teine saag. Sama firma oma, aga selle hambad siin on mõeldud hoopis kuivapuidu lõikamiseks ja need viljapaias töötamiseks ei sobi. Et kui me need nüüd kõrvuti paneme, siis on ilusasti näha, et ülemine on meil oksasaag, millega viljapaias tööd teeme ja alumine saag sinna ei sobi. See puu, mille juures me seisame, see on liisu. Ja liisu on niisugune mitte väga suure võraga ploomipuu, aga tema võra on hästi püstakas. Ja et liisuvõrad nüüd laiuvaks saada, siis on vaja tal lõigata niisuguse külgoksa peale nagu teistelgi puudel ja selliseid püstisemaid oksi just ära. Kui siingi on pikad aastakasvud, need lõikame võib-olla mõne niisuguse külgoksa peale ära, et siis me saame selle võra ühtlasi madalamaks ja saame temaga laiemaks teha. Ja nagu kõigi viljapuude juures, ka ploomipuude lõikusel ikka oluline see, et alles jääks viljaoksi just palju. Et ploomipuude viljaoksad on hästi lühikesed ja väikesed, et neid peaks võrasse võimalikult palju jääma ja erinevalt nüüd õunapuust ploomipuu võra võib jääda palju tihedam. Õunapuu võrad on suurema mahuga, seal võiks olla oksi hõredamat, aga ploomipuule võime võra jätta tihedama. Esimese asjana võib-olla oleks hea võttagi selle puu kõrgus parajalt, et lõikame ära niisugused pikad ladvad, et puu saaks madalam ja valime nad sellise kõrvaloksa peale, et läheks laiuvaks see võra hiljem rohkem. Neid on siin praegu päris mitmeid, mida võiks ülevalt poolt ära võtta. Nende pikkade oksakääridega on see hästi lihtne töö. Võib-olla isegi saame selle kahvelharu kätte. Ei saa kahvelharule, see ei lähe vahele. Aga võtame siis kõrvaloksa ja pärast oksakääridega likvideerime selle kahvelharu sealt ära. Siin on ka nüüd üks veel hästi pikk aastakasv, et kui see nüüd välja lõikamata jätta, siis puu läheb väga kõrgeks. Aga me lõikame ta välja külg oksa peale ja natukene selle oksa tippu ka siis lühemaks ja siit kõrvalt ka. Oksakääridega lõikame siis peenemaid oksi ja sealt maalt, kus ulatab ja vaatame seda, et oksad ei jääks üksteist võrras hõõruma ja segama. Sellised oksad, mis üksteise vastu puutuvad, need tuleks välja lõigata. Kui on mingi tihe punt oksi liiga koos, siis võtame sealt natukene harvemaks mõned ära ja siit samamoodi, et teeme selle võra natukene madalamaks ja natukene laiuvamaks. Ikkagi väljaspoole suunatud okste peale, need oksad, mis võra sisse suunduvad, et need lõikame enam-vähem kõik välja. Siin on ka ülearune, saab kohe päris suurema oksa ära võtta. Nii, sellised kahvelarud hästi terava nurgaga kõrvuti oksad, et need ei ole võras üldse head asjad, et sealt võetakse teine kõrvalt kindlasti ära. No saigi meil see liisuploomipuu kenasti lõigatud, teeme ta natuke madalamaks. Suunasime lõikamisega võra pisut laiuvamaks, korjasime kokku pookoksad, neid saab paljundamisel kasutada
ja nüüd jääme ootama siis augustis ploomisaaki. Nüüd oleme järgmise ploomipuu juures ja selleks on meil sort märjamaa. Puu on mõned aastad vanem ja hoopis teise kasvulaadiga, et kui liisu oli hästi püstaka võraga, siis märjamaa siin on juba loomuldasa niisuguse kena laiuva võraga. Tema pärast ei pea väga põdema, et ta liiga kõrgeks läheks ja kitsa võraga jääks. Küll on aga siin väike probleem selles, et kõrval kasvav väike ploomipuu kipub juba selle märjamaa varju jääma, nii et me peame võtma siit päris suured oksad, paar tükki hulga lühemaks, et märjamaa siis teise puu otsa ei läheks. Nii, ja nüüd jääb sellele nooremale puule siin kõrval ruumi juba piisavalt. Edasi paistab siin väga saagida ei ole, küll aga jälle selle pika oksalõikuriga võtame pisut madalamaks selle puu lihtsalt. Väga palju neid oksi siit ära võtta ei tule, aga mõned ikkagi. Just, et see puu madalamaks saaks. No, kääritööd on ka ikka vaja teha. Natukene jällegi mõne kuivanud oksakontsu peab ära lõikama või siis sellise teisi hõõruva oksa. Muidu tekivad sinna haavad, mis ei taha võib-olla hästi ära paraneda ja hõõruvad oksad võras ei ole hea. Siin on nüüd kuidagi väga tugevalt kasvanud pikad aastakasvud, et neid ei ole ka siia vaja. Jätan ühe neist alles, ülejäänud võtan ära. Märjamaa puu on nüüd ka lõigatud. Ta on natukene suurema võraga, natuke laiuvama võraga ja pisut hilisema valmimisega. Nii et märjamaa saaki loodame siis septembri esimesel poolel saada.